Tere tulemast kuulama ausaid vastuseid, kus me küsitleme erinevaid inimesi, et tuua teieni vastused. Kus sa näed Paidet 10 aasta pärast? Ma ei teagi. Paide on... Ma võib-olla näen, et siin on vähem noori endiselt, aina vähemaks jääb. Et pigem see jääb selliseks vanemate inimeste linnaks. Geograafiliselt näen Paidet täpselt samas kohas 10 aasta pärast, kus ta täna on. Võib-olla natuke laienenud, aga selles mõttes, et ma saan rääkida ainult lootuse võtmes. Et ma loodan, et Paide on endiselt vähemalt sama rahvaarvuga linn, aga loodan, et ta kasvab. Et võib-olla ma peaksin küsima sinu käest, et mis sa plaanid teha, nagu ära minna Paidest või tagasi tulla. Et kui sa ära plaanid minna, siis ilmselgelt meil rahvaarv nagu kahaneb. Aga kui sa plaanid siia tagasi elama tulla pärast õppimist, siis kindlasti Paidel on lootust. Aga ma arvan, et Paide on kõvasti arenenud 10 aasta pärast ja kindlasti parem koht, kus olla. Et praegu nähakse vaeva Paide linna arendamisega ja tegelikult viimase 10 aastaga on Paide väga palju arenenud, et kõik, mis siia tulnud on. Et Paide on muutunud nagu palju atraktiivsemaks ja siin tegelikult on juba praegu hea elada. Et siin on kõik võimalused olemas. Ainuke asi, mida ma veel väga loodan Paide kohta 10 aasta pärast on see, et meil on rohkem kohvikuid, mis oleks lahti. Et laupäev, pühapäev praegu kohvikud on kinni ja see on halb. Kus ma olen Paidet 10 aasta pärast? Ikka Kesk-Eestis. Mina näen, tegelikult 10 aasta pärast ma näen, et Paide on selline mõnus kultuurikeskkond, kuhu inimesed tulevad kohale nii teatrisse kui kontserte nautima, et see on juba praegu natukene tekkimas, aga ma arvan, et 10 aastaga see settib nagu veelgi ja ma arvan, et läheb aina paremaks. Aga mida sa arvad, et Paide võiks nagu arendada, et inimesed siia koliks või tuleks? No kindlasti tuleks siia rohkem kortermaju ehitada ja kaubanduskeskusi ja paremad osad teevõimalused ja... Esiteks võiks olla kohvikud, mis toimiksid normaalselt. Võiks Paidesse ülikool tekkida, siis on see, et nagu noored ei lähe peale gümnaasiumitega niimoodi ära. Siis kindlasti kaubanduskeskused, et nagu üks suur kaubanduskeskus võiks olla, et ei peaks iga kord Tallinna sõitma või Tartu või kuhu. Ja seda, et noored oleksid seal. Mida Paide võiks arendada? Noh, ütleme... Siuksel väiksel linnal ongi hästi suur nagu väljakutse, et kuidas teha linn piisavalt atraktiivseks, et teie ka tahaksite siin elada, eks ju. Et noortel oleks siin hea elada, minul on ja ma olen ka noor, ma ei ole vana aine veel. Et siin oleks nagu võimalusi, Paides hästi palju on arendatud minu meelest nagu spordivõimalusi, mis on super hea aine. Et see on juba siukene suur asi inimese jaoks, kes tahab olla nagu liikuva elustiiliga. Meil on korralik spordihall, meil on olemas spa, kus sa pujud. Meil on jalgpall hästi kõval tasemel Paides ja nii edasi. Mida sa arvad Paide muusika- ja teatrimajast? See on väga äge koht, kus nagu end teostada. Selles mõttes, et ja nende etendused on ka väga ägedad. Selles mõttes, et olen tagasi nagu sidet kuulnud, et hästi paljudele meeldis see Koletis ja Lahinguvälja, nagu ise küll pole jõudnud vaatama. Aga nendega koostööd on hästi äge teha. Ma arvan, et see on üks paremaid teatreid, sest selles mõttes Paide teater loob noortele võimalusi, selles mõttes, et teeb mingi projekte ja Paide oma teatrietendused on ühed kõige vingemad kogemused, mida sa saad. Ja seal on hästi nagu äge kollektiiv ja nad on selles mõttes, nad on noortele eeskujuks ja nad üritavad aidata noori. Siin Paides ei tõmmata siia poole noori, et Paide ei ole nii halb koht. Ma arvan, et seda võiks renoveerida ja nagu võib-olla natuke ilusamaks teha. Aga ma saan aru, et võib-olla see ei ole majanduslikult praegu võimalik. Aga siis, ma ei tea, ma arvan, et see on hea koht, kus noored saaksid ennast nagu tõestada. Mida te arvate Eesti ühiskonnast? Eesti ühiskonnast?
ma arvan, et Eesti ühiskond on natukene vinguv, natukene tuim nagu inimeste nagu sellistest emotsionaalsetest asjadest. Ja ma arvan, et võib-olla natukene palju niisugust seksistlikust on. Ma ei väida, et kõik, aga enamustest nagu see paraneb, aga jah, see on veel paranemisjärgus. Lõhestunud, sest kuidagi me oleme eestlased ja meie me ei väärtustame kui me loeme inimesi eestlasteks, siis me loeme, et nad räägivad eesti keelt, neil on eesti kultuur ja kuna meil elab hästi palju näiteks vene rahvusest inimesi, see on juba hästi suur lõhestus, pluss eestlased on selles mõttes hästi endas hoidvad ja nad pigem ei tahagi teisi ja kuidagi see juba lõhestab hästi palju Eesti rahvast, et tihti seal naabrit, nad ei taha kuuldagi teiste osapooli ja üldse LGBTQ teema, rassism, et eestlased selles mõttes on väga suured homofoobid ja rassistid, mina arvan, sest mina kohtun mitmega päris tihti, aga on ka osad, kes ei ole ja see juba toob hästi suure lõhe meie ühiskonda, et meil on hästi selline, meil on selles mõttes, me elame hästi nõukogude ajas selles mõttes, vanemad inimesed ikkagi. Kui hästi on Eesti ühiskond vastu võtnud sõjapõgenikke ja kui palju me oleme aidanud Ukrainat ja ukrainlasi, et selles suhtes minu meelest me oleme väga nagu heas seisus, just et mulle väga meeldib, kuidas Eesti ühiskond on nagu käitunud. Kui varasemalt on mul natuke olnud tunne, et meie ühiskond on natuke kinnine, et me ei võta nagu väga lihtsalt uusi inimesi vastu, siis praegu tundub, et see on nagu muutunud positiivsemaks. Ja kui me juba rääkisime siin kultuurist, et siis meie ühiskonnas on väga oluline kõik see kultuuriline pool, et me oleme väga harjunud käima teatris ja kontserditel ja festivalidel, et selles suhtes mulle väga meeldib meie ühiskond.